Tere, väekas eestlane! Täna siin teadvuse avardamise minutid natukene sellises teises vormis, loodusvõtmes. Tundsin ise vajadust tulla jalutama loodusesse. Maarahvas ja looduse rahvas, nagu me oleme. Ja siin tavaliselt tulevad ka kõige paremad mõtted. Ja täna siis teadvuse avardamise minutite episoodis ma tahan rääkida või arutleda sellisel teemal, nagu seda on tänulikkus. Mis asi see tänulikkus on ja milleks see vajalik on? Ma paar päeva tagasi proovisin leida ka mingisugust definitsiooni ja ametlikku definitsiooni sellele ja kui ma õigesti nüüd mäletan, siis väga palju sealt otsingust ei tulnud, seal tuli mingi selline selgitus, et see on selline pingutus siis näitamaks heasoovlikkust või head tahet siis mingi tehtud teo eest, hea teo eest siis. Et see justkui nagu on, selles definitsioonis kõlas nagu hästi läbi see, et see on nagu hull pingutus, et nii kõvasti pead pingutama, et olla tänulik. Ja mõnes mõttes on ka, sellepärast, et siin igapäeva melus ja sagimises me tihtipeale unustame ära, et see elus olemine ise on üks suur kingitus ja iga päeva eest tuleb tegelikult tänulik olla, sest kunagi ei tea, millal see elu läbi saab tegelikult. Ja inimese loomus on kuidagi selline, et kui tal on midagi, kui tal on seda palju ja kogu aeg, siis ta nagu ei märkagi üldse, et see on kuidagi oluline, et me peame miskipärast olulisemaks neid asju, mida meil eriti ei ole või on vähe. Ja pöörame kogu oma tähelepanu siis sellele, ma ei tea, näiteks raha. Kui raha on vähe, siis on õudne on ju. Trügime aga selle poole, et oleks ikka rohkem või no mis iganes. Ja need asjad, mida meil on hästi palju, no näiteks, kus ma praegu olen, metsad, rabad, neid meil on hästi palju. Tegelikult mõtleme, et meil on nii palju neid, et mis me siin ikka, see on nii tavaline, see on nagu, ma ei tea, hommikul hambaid pesta, täpselt sama tavaline ja me unustame ära, kui oluline ja väärtuslik see on. Et selle konkreetse näite puhul näiteks, kui olulised on puud, sest nad puhastavad ju seda õhku, mida me hingame. Sest reaalselt ju see õhk, see süsihappegaas, mida meie hingame välja, hingavad nemad sisse ja see hapnik, mida nemad hingavad välja, hingame meie sisse. Et tegelikult ju meeletu väärtus. Ma ei tea, mida me ilma hapnikuta siin teeks. Päris keeruline oleks vist. Et kas balloonides seda hapnikku jagub, ma ei kujuta ette, kas keemialaborid suudavad toota nii palju hapnikku, et iga inimene saaks lõpuks mingi gaasimaskiga ringi käia ja endale hapnikku manustada. Et selline kaugele mõtlev pilt korraks vaadata. Et miks see tänulikkus siis on oluline? Sest ma olen märganud läbi oma elukogemuse siis seda, et kui ma olen jõudnud tänulikkuse kohta. Selles mõttes, et on hästi lihtne olla tänulik, eks ole, selliste lihtsate asjade eest. Muidugi tihtipeale me ei märka neid. Sest kogu aeg on vaja, meil on õpetatud, et kogu aeg on vaja rohkem ja uhkem ja soorem ja siis sellised väiksed asjad nagu hingetõmme, see, et ma saan hingata puhast õhku näiteks, see, et ma saan süüa puhast toitu ja et ma saan mulle kallile inimesele öelda, kui oluline ta mul on, et mul on üldse kallid inimesed ümber minu. Aga tänulikkuse selline võlu tuleb eriti eredalt minu arust esile just siis, kui me õpime tänulikud olema ka nendes kohtades, kus tegelikult tahaks täiega vihane hoopis olla. Näiteks, kui me oleme elus kogenud midagi ebameeldivat või midagi,
noh, võib-olla mingi inimesega mingi situatsioon, kus on erimeelsused olnud ja pole olnud võib-olla austav suhtumine või selline lugupidamatu või isegi mingisugused õnnetused näiteks või noh, mis iganes sellised ebameeldivad kogemused, mis üks inimene siin maal siis või üks hing siin maal inimese kehas saab kogeda. Et tihtipeale on seal ikkagi siuksed negatiivsemad emotsioonid ja olla tänulik selles kohas, no ennekuulmatuna, kuidas ma olen sellele tõprale tänulik, kes mulle seal, ma ei tea, tänava peal peaaegu sisse sõitis, on ju. Aga kui vaataks seda äkki selle pilgu läbi, et miks see olukord üldse võib-olla tekkida sai, seal võib põhjuseid olla palju, aga võtame ühe stsenaariumi näiteks, et võib-olla sa kiirustasid ja sa ei vaadanud tegelikult. Olenevalt siis, kes oli peateel või kõrvalteel. Ja me tegelikult kipume siin tänapäeva maailmas väga palju kiirustame ja siis juhtuvadki tihtipeale sellised ohtlikud olukorrad, ebameeldivad olukorrad. Ja tegelikult need olukorrad tuletavad meile meelde tulla kohale. Mida sa kiirustad? Kus su kiire on? Et kui sul praegu on kiire, siis ükskord surmavoodil sul on väga kahju, et sa ei võtnud aega hetkes olla ja seda nautida ja võtta rahulikult tegelikult. Sest see kiirus on, tahad sa seda tunnistada või mitte, ikkagi väga ülehinnatud ja kiirusega üksi ei tee me midagi. Et kiirus on teatud olukordades vajalik ja sama oluline on aeglus. Ehk aeglustumine ja kohal olemine, eriti inimesena, sest elu ju on ikkagi aja mõttes piiratud selles kehas siin ja võib-olla see situatsioon siis näiteks seal liikluses, kus keegi sulle võib-olla või kogemata sisse sõitis või siis tegelikult see olukord õpetas suure tõenäosusega sind aeglustuma. Või siis jah, et rahulikumalt võtma, et mul on endal olnud paar sellist situatsiooni, kus ma tegelikult olen kiirustanud. Noh, kas siis liiklusvahendiga või jala või mis iganes, et mul on olnud ikka kärsitu kohe kuskil vaja ruttu jõuda. Ja siis sealt tuleb selline ärevus, rahulolematus, kõiksugused sellised asjad, mida me tegelikult ju ei taha kaasas kanda endaga. Ei ole ka vaja, see on ikkagi valik, kas me nüüd kiirustame kogu aeg kuskile või proovime tulla siia hetke ja olla siis tänulikud iga selle hetke eest, mis meil siin on. Ja ka selle konkreetse ebameeldiva situatsiooni eest näiteks siis, et see situatsioon tuletas meile ka meelde, et ära kiirusta. Või siis mingi erimeelsus kellegagi või keegi ütles meile midagi, mida me ei tahtnud võib-olla kuulda ja see ajas meid vihale ja siis mõtlesin, on tõbras, ütles mulle niimoodi. Aga kui see asi meid ajab närvi, et kui inimene räägib millestki, see teine inimene ei oska siis, räägib millestki, mida me tunneme, et ei puuduta meid kuidagi. Meil on nagu suht ükskõik sellest. Siis tegelikult me ju ei reageeri. Ja kui me reageerime, siis tegelikult on seal terakene mingisugust tõtt ka meie enda kohta. Ja see on hästi huvitav. Või on siis seal mingisugune selline haav, kus meile võib-olla on öeldud ka varem või me oleme kogenud mingit sarnast situatsiooni, mida me tegelikult ei ole enda sees ära lahendanud veel. Ja siis see järgnev situatsioon toob selle jälle ülesse. Ja muidugi, kui me hakkame siis süüdistama või viskama mingisuguseid toi näe tema või hohana seal ja hakkame seda tegema, siis me tegelikult ei saa aru, mida see olukord meile õpetada tahab või mida ta meile öelda tahab. Ja tänulikkus on väga hea vahend, et leida üles igast olukorrast see iva, see tera, see pärl. Miks üks või teine situatsioon pidi juhtuma tegelikult meie elus ja mida ta meile tegelikult õpetama tuli. Et niipea, kui me õpime siis igapäevaselt olema tänulikud kõige selle eest, mis toimub meie sees ja meie ümber ja võib-olla eriti nende ebamugavate situatsioonide eest,
seda rohkem me õpime tegelikult eluga mõtestama just seda suuremat pilti. Et mille jaoks ka sellised ebamugavad olukorrad on väga vajalikud, et ma olen eelnevates episoodides mitu korda seda maininud ka, et ega me ei muutu, kui meil ebamugav ei hakka. Ja siis, ja noh, elu teab seda. Ja siis, kui me ikka väga mugavaks muutume ja ei taha aktsepteerida seda, et ainuke kindel asi siin elus on muutus ja et tegelikult kõik oma olemuses on ajutine ja proovime ikka nagu fikseeruda kuskil ja fikseerida ennast kuskil, et aga see on kindel nüüd, siis elu näitab meile kohe sellise mõnusa raputusega, et tegelikult ikkagi ei ole siin midagi kindlat, kõik on ajutine ja kõik muutub. Et see on tegelikult ainukene kindel asi siin maailmas ja mida rohkem me suudame nende muutustega kaasa minna, seda parem. Otse loomulikult see muutus on oluline, et ta on kooskõlas selle loomuliku looduse rütmiga tegelikult, sest meie olemegi osa loodusest, me tegelikult tuleme ju loodusest. Maarahvana me teame seda ju väga hästi. Võib-olla mõned meist on selle natukene ära unustanud, mõned mäletavad natukene paremini, aga siinkohal ma sellel teemal räägingi, sest tuletan sulle ka meelde, kes sa seda video vaatad ja võib-olla oled unustanud, et sa oled osa loodusest ja selle loomulikest rütmidest, siis tuleta endale seda nüüd meelde ja ei ole tänulik sellele, mida ta tegelikult meile õpetab. Noh, aastaaegadegagi, eks ole. Et nad ju kogu aeg muutuvad, ei ole ju ainult kevad ja kogu aeg ja ei ole ainult suvi kogu aeg, et selles suhtes Eestis on veel eriti ilus elada, sest siin sa näed eriti eredalt seda, kuidas kõik kogu aeg muutub. Ja siis austada seda muutuse tsüklit ka iseendas ja tegelikult olla ka tänulik, sest selles on oma sügav mõte ja tõde, kuidas loodus jälle tärkab ja õitseb ja siis küpseb ja siis jälle sureb. See näitab meile ju tegelikult ka inimeseks olemise elu ja tsüklilisust ja ajutist olekut ka. Et see kõik on ajutine ja tegelikult elu saab muutuda rõõmsaks ja nauditavaks siis, kui me naudime ka igat hetke ja võtame selle vastu sellise, nagu ta on. Ja tänulikkus aitab seda teha. Ja tänulikkus oma olemuses on selline, inglise keeles on selline ütlus nagu pay it forward, ehk siis maksa ette. Tänulikkus on energia mõistes, ongi selline ette maksmine. Siuke tore nipp, mida teiega ma tahan jagada, on see, et kui sa oled tänulik juba ette nende asjade või olukordade eest, mida sa sooviksid oma ellu, siis tegelikult see on nagu selline magnet. Et tänulikkus on nagu selline äge magnet, mis tõmbab ligi kõik selle, mida sa päriselt soovid oma ellu. Ja töötab see eriti hästi siis, kui sa oled tänulik nende asjade eest, justkui nad juba oleksid olemas sul. Need olukorrad või inimesed ja siis neid säilitada võimalikult kaua, kuid mitte fikseerida, aitab samamoodi tänulikkus. Et kui me oleme tänulikud selle eest, mis meie elus on, täpselt sellel ajal, kui ta on või kes, siis see püsib ka päris pikalt. Ja siis, kui me oskame tänulik olla ka selle lahkumise või suremise hetke eest, siis tegelikult kogu see protsess, kogu see tsüklilisus jätab meisse sellise meeletu rahutunde. Ja kõik me tahame ju seda rahutunnet enda sees tunda, olla rahul ja rõõmsad eluga. Ja tegelikult tänulikkus ongi see võti. Kui me õpime olema tänulikud kõige eest, ka kõige pisemate asjade eest näiliselt, siis tegelikult elu muutubki väga nauditavaks. Kõik sellised keerulised ja justkui halvad olukorrad või ebameeldivad olukorrad, kui me oleme tänulikud, siis me saame aru,
mida neist oli vaja õppida ja me saame parendada, me saame teha muutusi ja liikuda veelgi targema ja kogenunuma kogenunumana, oh wow, äge sõna, edasi ja areneda ja avarduda veelgi rohkem, sest tegelikult see ongi meie ülesanne siin, me avardume ja siis tõmbume kokku jälle ja avardume jälle ja siis tõmbume kokku ja see ongi selline hästi huvitav mänguline protsess. Vahepeal on hästi ebamugav ja vahest on mugav ja eks see võti ongi selles, et mitte kinni jääda või fikseeruda siis millelegi, et justkui peab miski olema kindlalt nii ja usaldada seda muutust, aga samas sealjuures säilitades siis oma põhiväärtused ja lihtsuse. Ma tunnen, et see on ka, mis ma olen õppinud oma elus, et lihtsusest tõepoolest on oma võlu. Inimesed tahavad ikka asju hästi keeruliseks ajada kogu aeg. Aga kui me olemegi nii, nagu me oleme, see on väga värskendav ja see toob välja meis kõigis selle eheduse ja ilu, mida tegelikult see maailm väga, see tehislikkusesse kalduv maailm hirmsasti tegelikult igatseb. Nii et siuke hästi äge praktika, mida mina teen igapäevaselt on, iga õhtu enne kui ma magama jään, vahel ma kirjutan, vahest ma lihtsalt mõtlen. Vähemalt 3 asja, mille eest ma täna olen tänulik. Vähemalt. Neid asju tegelikult palju rohkem, minul tuleb alati rohkem. Ja või siis isegi hommikul, kui ärkad, võib-olla sa võtad natuke aega seal kohvitassi juures, väga hea olla tänulik selle kohvitassi eest ja mõista, et see on ju ajutine, sa jood selle ära ja see on otsas. Ja tänulikkus nagu annab, see on selline võlukoostis osa ja ta teeb selle kohvi kohe palju maitsvamaks. Ja see käib kõikide asjade kohta. Et tänulikkus ongi justkui selline salakoostisaine, selline maagiline võluvits, mis annab kõikidele kogemustele inimesena maal või hingenus inimese kehas siin maal sellise võlu ja maagilise olemuse, et ta näitab meile elu sügavamat olemust, see tänulikkus. Ja aitabki meil mõista seda, et kõik, mis meie ümber toimub, on millegi jaoks vajalik. Ja kui me oskame selle eest tänulikud olla, siis tegelikult ta näitab meile üpris selgelt, mille jaoks see olukord on vajalik ja siis me saamegi ju edasi areneda. Sest kui me edasi ei arene, siis jälle minu kuulus näide dinosaurustest. Sureme me lihtsalt välja, sest kiire ja aega pole ja veel vähem on aega tänulik olla. Et ei tekiks seda kahetsust, et ma panengi tähele, et kui me ei ole tänulikud, siis tegelikult kui see, mis meile oluline näiteks oli või kui see ükskord siis läheb ja me ei ole väljendanud näiteks seda tänu või seda armastust, siis meil on nii kahju, nii raske on lahti lasta sellest, sest siis on ta juba läinud. Aga muidugi tänulikkus ka tervendab. Et kui see raskus tuleb peale, sest me ei ole osanud olla tänulikud selle kogemise hetkel, siis ka peale seda saab olla tänulik ja õppidagi, et kui me ei väljendanud siis, kui oli vaja, siis järgmine kord teeme me seda kindlasti. Nii et ma soovin sulle rohkem tänulikkust sinu ellu, julgust seda ka väljendada ja märgata neid väikseid asju enda ümber, mis tegelikult on äärmiselt olulised ja päästavad. Sest siis elu ongi rõõmus ja nauditav, ükskõik mis parasjagu toimub, et palju kergem on tulla läbi ka keerulistest olukordadest, kui tänutunne on südames meiega kogu aeg kaasas. Nii et väekat nädala jätku sulle ja ole hoid.